Tõravere observatooriumi tähetorni kuppel on maamärgiks kaugelt tulijale. Astronoomide masinaparki kuulub siin tänapäevalgi taevasse suunatud teleskoop. No meie 1,5-meetrine teleskoop on põhiliselt mõeldud spektraalvaatlusteks, nii et temaga saab tähtede spektreid salvestada ja edasi juba sealt siis neid uurida ja analüüsi teha, kust me saame siis väga palju teada tähtede mitmesuguste füüsikaliste protsesside kohta ja põhiliselt ongi spektraalvaatlused. Moodne tehnika aitab õnneks mõõta varem mõõtmatut ja saada uusi teadmisi. Tõraveres on tumeainet otsitud juba 20 aastat. Meie ülesanne oli nii meie galaktika puhul kui ka siis Andromeeda puhul kindlaks teha, kuidas aine siin galaktikas jaotub. Siin on näha, näiteks keskosa on nagu punasem, ääreosa on nagu sinisem. See tuleb sellest, et erinevad tüüpi tähed on ja nende jaotuse uurimine ja matemaatiline kirjeldamine ongi siis galaktikate modelleerimise üks ülesandeid ja see oli, sellega ma hakkasin tegelema umbes 50 aastat tagasi. Tähed siin niimoodi liiguvad ümber galaktika tsentri, me ütleme, et see galaktika pöörleb. Ja see joon, mis siin on, see on pöörlemiskõver. Ja kui nüüd minna galaktikast küllalt kaugele, siin enam suurt helendust ei ole, nii nagu päikesesüsteemis, mida kaugemale päikesest läheme, seda aeglasem see planeedi kiirus on, sest planeedi kiirus sõltub sellest, kui kaugel ta päikesest on, sest kogu see nii-öelda graviteeruv mass on päikesest. Planeedide enda mass on väga väike ja mida kaugemale me läheme, seda aeglasemalt liiguvad. See on Newtoni seaduse põhjal, mis külgetõmme on siis pöördvõrdline kauguse ruuduga. Välja tuli, et pöörlemiskõver ei kahane, kiirus on konstantne. See tähendab, et sisemine mass pidevalt kasvab ja lõppu ei ole näha. Ka populatsioonide, see on eri tüüpi tähtede areng uurimine, andis huvitava tulemuse. Tavaline tähtede sisemine mass, see, mis siin niimoodi kasvab, see lõpeb ära ja ta nagu enam juurde ei tule, aga galaktikal on ümber kroon, see ongi see tumeaine, mis läheb kaugemale ja see on logaritmi skaalas, ta ulatub 10 korda kaugemale ja tema mass on umbes 10 korda suurem. Ja see oligi see arusaamine, et on midagi täiesti uut. Meie arvasime, kuna me teadsime nende tähepopulatsioonide ehitust küllalt hästi ja teadsime, et ta tavaline tähepopulatsioon olla ei saa, aga ta on midagi muud. See arusaamine tuli 72. aastal ja see ongi, nagu võiks öelda, niisugune klõks. Seda Enn Saariga me koos arutasime. Tema oli siis, me kaitsesime ühel ajal, mina doktorikraadi, nagu Venel olid need doktorikraadid, tema siis kandidaadikraadi ja pärast seda me arutasime, ma juba nende galaktika modulitega olin üle 10 aasta töötanud ja see asi ikka ei klappinud ja Enn siis ütles, aga et mis siis oleks, kui oleks midagi muud, mida me üldse ei tunne ja siis nende andmete põhjal ühelt poolt siis see pöörlemise andmed ja teiselt poolt siis galaktika enda populatsiooni andmed, nende võrdlemise teel otsime selle nähtamatu populatsiooni, praegu me nimetame seda tumeaineks, omal ajal ma nimetasin seda galaktika krooniks, leiame selle omadused. Ja sealt peale läks selle tumeaine uurimine nii meil lahti. Tegelikult infot selle kohta, et midagi on galaktikate massidega korrast ära, oli juba ammu. Aga seda tookord teda ei võetud tõsiselt, aga alles siis, kui selgus, et see on praktiliselt kõikidel galaktikatel, nii ma näitan ühte teist pilti, siis siin on kokku 25 galaktika pöörlemiskõverad raadiomõõtmiste põhjal. Ja nagu te näete, nad on kõik niisugused tasased siin. See tähendab seda, et kõikidel nendel galaktikatel on kroonid. Ja arusaamine, et on tegemist uue populatsiooniga, see tuli meil 72. aastal, 74. aastal me saime need tulemused, mul on selle töö, kuidas öelda, originaal töö materjalid all, et on näha, kuidas me tookord, kui see idee juba oli,
niimoodi mõõta neid kogu masse, siis edasi läks see juba kiiresti, nii et me saime need tulemused kätte üsna kähku. Aga see küpsemini võttis kaugelt üle 10 aasta. Alles on ka arvelaud, logaritmide tabel, Felix ja lükati, mille käsitsemise oskust Jaan Einasto minetanud pole. Ta käib nendega sama osavalt ja kiirelt ümber kui viimase sõna Mac arvutitega, mis praegusteks abivahenditeks. Siin on arv ise, aga ülevand tema ruut. Aga kui ma seda natuke nihutan, siis ma saan seda ruutu ühtesi ka korrutada. Siin on kuup. Nii et üsnaga, siin on palju asju, kui sa teda niimoodi kasutad, saab teha niisugusi üsnagi kuidas öelda, mitmekesiseid tehteid suhteliselt kiiresti ja kui on vaja nüüd pikki arvutusi teha, siis me tavaliselt võtsime suured lehed paberid, kirjutasime need argumendi üles ja siis need tulbad järjest täitsime selle sama lükatiga. Teaduses tekitas suurt sensatsiooni see, kui Jaan Einasto tuli 74. aastal Almata konverentsil välja väitega, et tähesüsteemi tihedus sõltub selle kaugusest keskkohast. Seda hakati nimetama Einasto seaduseks. Ja veel suuremat sensatsiooni tekitas väide, et galaktikate ketid moodustavad superparvesid, nende vahele jääb tume ala ning kogu universum on rakulise ehk kärjelise ehitusega. Avastus ongi niimoodi, et tegelikult on vaja seda uut ideed. Selle realiseerimine ise on suhteliselt lihtne juba, aga kui sa hakkad selle detaile välja töötama, see võtab pikalt aega. Kui need kaks tööd nüüd ilmusid, see ja meie töö, siis läks lahti, nii nagu öeldakse, teadusrevolutsioon ja siis otse kohe selle järel tulid siis vastuväited, mis see tegelikult tähendas, et ainet on maailmas umbes 10 korda rohkem kui seni arvati. See on täiesti niisugune fundamentaalne murrang kogu mõttemaailmas, kogu kosmoloogiline maailmapilt varem oli ehitatud üles niisugusel teadmisele, et ainet on maailmas umbes 20 korda vähem kui selle paisumise lõpetamiseks. See paisumine tulevikus kunagi lõpeb, kriitiline tihedus. Ja need vaatlusandmed näitasid varasemad, et ainet on umbes 20 korda vähem, ütleme 5% kriitilisest. Aga meie andmed näitasid, et on umbes 20% kriitilisest. Tegelikult sellest 5% enamus on ka veel tähtedevaheline gaas, galaktikates on sellest veel umbes 10, nii et tegelikult seda tumedat ainet on kaugelt üle 10 korra rohkem kui on galaktikates.